tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Žanda kanaldust. Inimteadvuskalendri järgi on aasta 2025. Murdumispunkt, ülemineku aeg. Usaldusse navigeerumise ruum on avatud. Kvaliteetaeg, kvaliteetruum. Mõlema elemendi austusele tõusmine. Me küsime raha aja ja ruumi eest. Me maksame lahkelt arveid ruumi kasutuse eest. Internet, pilvemaht, server. Kvaliteetaja nimel oleme järjest enam valmis panustama. Ajastu ei murdu nagu ei kuku talv pärast sügist kohe alla. Ta annab märku vaikselt. Mõnikord tuulega, mõnikord vihmaga, mõnikord raputava lumega. Ent esimene lumi sulab alati. Kvaliteettoidu tarbimine kuulus kuninglikku heal järjel siniväreliste söögilauale. Nälg ja pimedus ja uneaeg olid nii sügavad, et mõtteid kvaliteettoidust kohtas massides harva. Pigem oli küsimus, kas õhtuks saab kõht täidetud ja kas öö järel on hommikusööki haarata. See nälja, hirm ja pimeduse kartus on veel tugevalt inimese rakukoodis alles.
ja usub ta alateadlikult, et kvaliteettoit kuulub ulatumatusse kaugusse kellegile, kes tema pole ja keda see ei puuduta. Ajastu murdumisel on meil vaja võtta omaks mitmeid hirmutavaid muutusi. On iga muutus hirmutav. Mõni suuremal, mõni väiksemal määral. Muutus on ebamugav. Kvantiteedilt kvaliteedile üle tulemine. Teadlikkust avardav. Kvaliteedi valik ei kuulu välisele. Kvaliteedi valik kuulub valijale. Et anda iseendale sõnum oma väärtusest. Oma kohal olemise õigusest ja arusaamast, et tema sünd on olnud suures pildis oluline. Tal on õigus nüüd siin ja praegu olla, eksisteerida. Kvaliteedi valimisega ta annab oma alateadvusele aina rohkem teada, et ta on teretulnud. Ja universumile märku, et ta soovib kõndida eneseväärtustamise teekonda. Ja et universum aina enam toetaks teda kvaliteedile tõusmisel, ärkvele virgumisel. Et ta aitaks teda võimalikult palju unelaadsest ähmasusest välja tulla, näljast ja janust vabaneda. Esmalt kehalisest näljast ja janust vabaneda. Et terve elu ei peaks kulgema toidu jahtimise ümber. Toitumine on üks osa elust. See on üks vajalik suund, et meie keha kestaks ja mõistus terve oleks. Puhas toit annab kehale vitaalsust, lisaaastaid. Kui see on kooskõlas kõrgema mina tahtega, head enesetunnet, tervist,
head olu. Riknenud eluttu. Pestitsiididel valminud toit ähmastab meie aju, meie mälu. Lükkab meid õnustus hõlma ja tekitab meile väärtusetuse tunde. Ilma meieta on parem. Kui me otsustasime kehastuda, siis oli sellel õiglane põhjus. Me tulime midagi tegema, midagi jagama, millestki osa saama. Midagi õppima, midagi muutma, midagi kogema. Me tulime, et olla. Olemisest vabanemine võib ju kuuluda elumängu juurde, saada alguse paradiisist välja, pudenemisest. Aga maise paradiislikkuse heaolu tunde omaks võtmine on eesmärk, kuhu kõigil osalistel on vaja välja jõuda. Kui kaua igaüks väärtusetuse tunnet kehastusest kehastusse endaga kaasas kannab, on vaba valik. Ent ajastu murdumispunkt soosib, toetab vanast stagneerunud mõttemustrist lahti tulekut ja uuele elulaadile tärkamist. Kevad. Pungade puhkemise eel saame otsustada, millised saavad olema õied. Kui palju tuleb õisi. Kui suures mahus suudame lõhnata ehk armastada. Kvaliteet sünnib armastusest, puhtast loomingust. Seepärast kutsutakse kvaliteetset toitu puhtaks toiduks. Ei ole küsimus konkreetses toitaines. On ta hernes, on ta kartul, on ta liha. Küsimus on selles, kas ta on puhas või tehislik. Kas ta on armastusest sündinud või on teda jõuga valmis väänatud? Kasuahnusel midagi kokku metsitud. Kuidagitki moodi. Et kvaliteeti jaatada ja kvaliteeti omaks võtta, on vaja enda sees avada armastuspuudutus. On vaja natukenegi usaldada, et olen armastuse vääriline. Kvaliteedi omaks võtmine on armastuse omaks võtmine.
selleks, et ma saaksin kvaliteettoitu suhu panna. No üleüldse endale koju tuua. Pean ma olema valmis puudutama armastust ja siis lubama tal endasse sulanduda. Looja on armastav. Kunstnik, meister. Looja sünnitab oma loomingu armastusest. Midagi tema sees pulbitseb, mis vajab väljapoole loomist ja ta laseb sellel juhtuda. Tal tekib teadmine või mäletamine, kuidas oma tunne jagatavaks muuta, kuidas ta mateeriasse valada. Looming juhtub. Loomingut ei saa planeerida. Loomingut saab kujundada. Mõistuse abil olla toeks loomingu juhtumisele. Kunstnikul on vaja mõistuse toel organiseerida endale töövahendid. Pintslid, pliiatsid, paber, materjal. Puussepal, puit. Kiviraidurir, marmor. Ruumi puhastajal puhastusvahendid. Ka ruumi puhastaja on looja. Ta transformeerib ühest sagedusest teise energiat. Juhul, kui jätab kasutamata kunstlikud ained. Kunstlike ainete kasutamine langetab ruumi sagedust, peidab, varjab, lükkab tahaplaanile, kinnitab mustuse külge, tekitab mustust juurde. Ruumi puhastus energeetilisel tasandil või füüsilisel tasandil naturaalsete vahenditega on puhas looming. Puhastaja tõstab ruumi kvaliteeti, ruumi sagedust. Ta on kvaliteedisuunaline kulgeja. Ehitaja on looja. Arhitekt. Ehitaja aitab materialiseerida arhitektist välja juhtunud, sündinud loomingut. Kui mõlemad panustasid kvaliteedile,
kvaliteetsed ehitusmaterjalid, elu toetavad, tervist toetavad materjalid ja lahendused. Kas ma lasen oma kehal kvaliteedile tõusta? Pakkudes talle lisaks puhtale toidule puhast jooki, et nälg ja janu saaksid kustuda. Kas ma luban talle sisse hingata puhast või reostunud õhku? Milline on mu jalajälg? Kas ma loon enda ümber? Kas ma loon enda ümber puhast õhku juurde või risustan seda? Prügi tekitamise viide suunda laiali loopimisega. Kas ma olen ruumi puhtusse panustaja või räpasuse ülistaja? Kvaliteet juhtub teadlikul teekonnal, teadlikkuse avardumisel. Luksus ei tähenda alati kvaliteeti. Kui inimene on armastuse võõras, siis võib ta ahnitseda ja jõuga suruda ennast luksuslikku keskkonda, aga jääb kehaliselt paisuma. Ta loob puhvrit ja kaitset armastuse eest, et ei peaks kvaliteeti omandama. Keha ei võta omaks. Tema alateadvus on kodeeritud väärtusetuse tundele. Puhta kvaliteettoidu söömine vähendab kaalu. Võttes juurde teadliku suhtumise, et kvaliteediga võtan omaks armastusenergiat. Avaneb nii mentaalne kui kehaline tervenemine. Kvaliteet on õnnistus, kvaliteet on and. Kui ma kvaliteedi omaks võtan, siis on mul vaja kasvada austamise vääriliseks. See tähendab, et ma austan kellegi loomingut. Ma austan erinevate osaliste panust, nii loodusjõudude kui inimkäe panust. Inimesed on küsinud minult lihtsust. Enesekasvu rajal pole mitte midagi lihtsat. Enesekasvu rada on võimalik aga kaugel lihtsusest. Kvaliteet on enesekasvu rada.
Endale kvaliteedi lubamine on endale kasvamise lubamine. Kvaliteedi turul on kõvasti ruumi endiselt. Enesekasvu rajad on veel üsna hõredad. Ajastu pöördunud näen ma järjest enam enesekasvu radadel inimesi siblimas ja sinna juurde tulemas. Minu süda rõkkab rõõmust. Enesekasvu huvilised on mulle sama olulised kui hingamine. Kui kehale toidu pakkumine ja ööunes keha kosutamine. Hingeniiti pidi Akashile lähenemine ja vaimukodust eluenergia rüüpamine. Uus maailm, kullaajastu, muutunud planeedi vibratsioon. Meilt nõu küsimata tõukab. Siinseid kehastusi kvaliteedi suunda. Sõdalas meelele tekitab see trotsi, pahameelt, kiuslikkust. Ta annab endast parima, et risustada, reostada, väänata, suruda, laamendada, iseennast lõhkuda. Maaema ei huvitu sellest. Maaema on saanud korralduse kõrgemalt universumi tasandilt tõsta oma vibratsiooni, kesta edasi, terveneda. Ta haarab kõik osalised, kes vähegi nõus on endaga kaasa. Vastu puiklejad laseb ta vabaks. Vulkaanid, maavärinad, orkaanid, pöörased tuuled, kõrvetav päikeseleitsak. Loodus teeb oma korrektuuri. Maapind puhastub, joogivesi taastub. Sõdalane jääb nälga. Iga uus ja tundmatu on hirmutav. Kõik, mille osas puudub kogemus, tekitab kõhklust. Huvitav on see, et kvaliteet pole mitte midagi uut, mida poleks me varem kogenud. Mis asi on kvaliteet? Kvaliteet on puhtus. Puhas olemine,
puhtuse laiendamine puhtusvõtmes, naturaalne. Looduslik, loomulik, elule omane. Kvaliteet on kogu aeg meie ümber olnud, aga sõdalas uhkuses oleme proovinud sellest mööda vaadata, seda eirata, seda juure pealt maha lõigata. Loodus on huvitav nähtus, täpselt nagu inimkeha. Temas eksisteerib taastumisjõud. Ta on võimeline taastama igasuguse nihke. Kui mõistus oma egoistliku piiranguga eest ära astub. Kui mõistuse egoistlik prööge käsib kvaliteedi ehk loodusliku, ehk naturaalse, ehk loomuliku, elule omase vastu sõdida, siis leiab ta viisi, kuidas kvantiteeti edasi kahlata. Tema tarbimissedelis on suurtehaste toodang ja toidulaual plastilaadne söök. Ta armastab kunstlikke ravimeid, kemikaale. Ta leotab oma pesu keemilistes niinimetatud puhastusainetes. Duši all nühib oma ihule suurtehase keemilist toodangut. Peale rüüpab värvilist säilitusainete rikast. Mendelejevi tabelist võetud erinevaid ühendeid. Ta on selle üle uhke. Kuid ei räägi ma täna kvantiteedist. Kvantiteedi viljelajast ja tema uhkusest. Avardan meie vaadet kvaliteedile. Uued liigid merevees sünnivad. Taimestik muutub. Loomastik metsades korrigeerub. Ka koduloomade seas saab näha muutust. Me liigume kvaliteedi suunda.
Too suund on kinnitatud, paika seatud, inimkäe poolt kõigutamatu. Seepärast tuletan meelde ettevõtjale, et kvaliteediturul on ruumi. Ravimid, puhastusvahendid, ruumi, ihule, nõudele, pesule, desinfitseerimisvahendid, toit, jook. Tarbekaup. Me läheme õppima plastikust maha tulekut. Plastiajastu hakkab ennast kokku pakkima. Veel viimased ahned hingetõmbed plasti manustamise suunal ja siis ta kaob. Ja asemele tuleb uus materjal. Täiesti uus materjal. Midagi seesugust, mis on võimeline looduses kõdunema. Midagi seesugust, mis on võimeline taastuma. Kuid on vastupidav, nagu elu, nagu loodus, nagu evolutsioon. Ettevõtja, kes kõnnib kvaliteedi suunda, kes otsustab toota ja turule tuua puhta toodangu, ausa toodangu, kes kasutab ettevõtluses ausat tehnikat, kes on petuskeemivaba, tõuseb jalgadele. Vähe sellest, ta saab lennama üsna kõrgelt. Küsimus on vaid selles, kui palju kannatlikkust tema sees on. Ta on universumi jõudude toetatud. Talle tuleb taha looduse toetus, elujõud. Ja läbi oma tegevuse tema keha terveneb. Ta õpib koos tootmise, naturaalse tootluse, loodusega kooskõlas oleva ettevõtluse iseenda elule suunamist. Jah, need inimesed puutuvad kokku väga suurte muutustega. Nende pereelu võib pauguga lõhki minna, sõpruskond vahetuda, elukoht lausa riigipõhiselt muutuda. Ja selleks muutuseks pole vaja aastaid. Piisab 3 päevast, mis tõmbab vaiba näilikult jalgade alt. Ent see vaip, mis jalge alt tõmmatakse, kui teda lähemalt vaadata, on ta kulunud ja porine. Oma aja ära elanud. Universumil on pakkuda kordades kobedam, jalgealune. Ja huvitav on see, et need ettevõtjad pole
enesekesksed, ülbed ega puhkusest punnitavad. Nad on üsna tagasihoidlikud, aga sihikindlad. Jah, nende sees on võbelevat hirmu, aga sellest hoolimata ei lase nad ennast pidurdada. Miski jõud nende sees on nii tugev. Vahemärkusena ütlen, et see jõud on maaema südamerütm, millega on nad saavutanud sünkroonsuse. Tõukab neid edasi, isegi kui nad proovivad sellelt naturaalselt teelt maha tulla, on nad mõndade päevade möödudes uuesti tegutsemises. Nad ei saa rahu ennem, kui nad on õnnestunud. Ja õnnestumise all pean silmas oma seesmise kutse materialiseerimist. Jah, mateeriat pole siiamaani olemas olnud. On elatud une ja unistamise tasandil. Uneleja, see, kes pole ühenduses oma kõrgema minaga, ei saa oma ideed, oma unistusi, oma soove materialiseerida. Nende mõttesähvatused jäävad illusiooniks. Ja sageli inimene, kes vaatab illusiooni, nimetab selle reaalsuseks ja nimetab selle materiaalsuseks ja iseennast maiseks. Ent välja öeldud lause on sama illusoorne ja õhuke, kui tema peast tormlevad mõttesähvatused. Me oleme praegu suundumas mateeria tekitamise suunda. Nähtavas kinni olevad inimesed võivad mulle vastu vaielda ja ütelda, et aga too maailm on ju olemas. Me oleme selle materialiseerinud, oleme oma kätega ehitanud meie. Kui ma viiksin meid kaugele kosmosesse ja laseksin sealt ülevalt vaadata maaema suunda, siis oleks näha, kui väike osa on materialiseerunud. Enamus on pilvelaadne aurukogum. Seda, mida käega puudutada saab ja füüsiliste silmadega kaeda, see osa on häbematult õhuke. Aga me oleme väljumas unistamise tasandilt. Ja just tänu ettevõtlikele hingedele, kes üles ärkavad ja maaema vormi pinnasest välja voolivad. Justkui skulptorid, kes massist hakkavad konkreetset kuju välja tahuma, looma. Kivimist,
mõnest muust materjalist. Tulemust. Ja praegu on selleks materjaliks maailma. Me hakkame temast välja tõstma materialiseeruvat energiat. Oma mõttejõu, kavatsuse, pealehakkamise abil. Mõttejõud, taevane and, selle ühendamine maa ema energiaga loob mateeria. Ehk kaks poolt peavad kohtuma, taevane ja maine. Et luua käega katsutav vorm, mis on nähtav ka ülevalt kosmosest, mis pole kõigest udu ja spilv, mille esimene tulehoog minema lükkab. Kvaliteedi turule astunud või seal olev ettevõtja ei pea kartma, et ta ei õnnestu. Jah, tõepoolest, tal on vaja väga palju kannatlikkust, sest klient on endiselt tagurlik, tahumatu, teadmiste puudulik, harjumustes kinni, mille tõttu soovib endiselt kahlata enesehävitust. Aga on neid, kes on virgunud ja enam teistmoodi kesta ei saa, kes vajavad kvaliteedituru arendajat ja parendajat, kes vajavad ettevõtjat, kes pakuvad kvaliteetset toodangut. Ärganute kehad ei tule enam toime kunstliku toodanguga. Ja nii peabki see olema. Ükskord vahetanud sogase joogivee puhta joogivee vastu tekitab reostunud vesi organismis kahjustuse. Aga kvaliteediturg tähendab tervenemist. Tähendab keha seisundi parendamist loomulikul teel. Mida enam aega edasi, seda rohkem skalpelli sekkumiseta. Moodne meditsiin ei kao. Aga see muutub 70–75% ulatuses. See, mida me täna moodsa meditsiini all näeme, sellest jääb alles. Umbes veerand või natuke vähem tervikust. Mida aeg edasi, seda rohkem on valmis moodsa meditsiini töötaja tõele otsa vaatama. Ja nõustuma, et varjamise ja haiguse pidurdamise
ja haiguse alla surumise asemel on tema kätes oskus suunduda tervendamisele. Moodne meditsiin ei pea olema kõigest haigust pidurdav, peitev, välja lõikav. Moodne meditsiin oma kogemuste baasil on võimeline virguma haiguste ennetajaks ja ravijaks. Ma naeran tänutundes ikka, et haiglate asemel saavad kunagi olema tervelad. Tähelepanu haiguselt suunatakse terve olemisele. Ja moodne meditsiin hammustab selle läbi, et ei pea kasumit teenima ainult haiguse pealt, vaid seda võib ka teha tervise pealt. Me ei saa eitada fakti, et moodne meditsiin on muutunud kasumlikkuse tööstuseks, nii nagu kirik. Kuid muutus on juba märgatav. Ja mul on selle üle hea meel ja olen ka uhke nende preestrite üle, kes tulevad süsteemist maha ja meditsiinitöötajate üle, kes ütlevad korrupeerunud süsteemile ei aitäh, ma ei soovi. Mul on kõndida missioon. Toetada kvaliteediturgu. Me oleme ennast toppinud kurguni täis kvantiteeti. Lõhkunud, hävitanud, teinud teismelistele omaseid lolluseid. Lopinud katki pudeleid, aknaid, sütitanud põlema kellegi loomingut, varastanud, röövinud, mõrvanud, teinud ekstreemsusi. Kuid nüüd on aeg teismeeast, plikadest ja poistest sirguda meesteks ja naisteks, liivakastist välja astuda ja ütelda Jumalaga liivasõjale. Kõrb tahab oaasiks muutmist. Ja need, kes seda teevad, õppida nendele tänusõna jagama. Selmet, et neid maha tõmmata, neid laita ja poriga loopida. Julgus pole taud. Julgus on looja silmis püha. Ja julguse kõndija pühadus ise. See, et me kellegile ametinimetuse külge paneme. Paavst, preester, doktor, advokaat, meedium,
see ei tähenda, et ta on õnnestunud. Ametinimetus on ametinimetus. Ametinimetuse taga on hing. Kehastuses paiknev hing, kui pole see maha müüdud. Ruletilaual kaotatud. Ma naudin puhastunud õhku. Ma naudin kurjuse taandumist lahti olnud portaalidest välja veetud labast energiat. Ma olen uhke nähtu üle. Ma olen uhke muutuse üle. Ma olen uhke ettevõtjate üle, kes on kvaliteedi suuna laiendamisele kaasa aidanud. Minu uhkus lasub tänulikkuses, sest tänu nendele osalejatele, kes nõnda tihti hukka mõistetud kvaliteediturul endiselt püsti seisavad ja kõnnivad, just tänu nendele on maailm täna veel alles. Maailm kui planeet Maa. Meie mõttemaailm. Me ei pidanud seda kaotama, me ei pidanud laskuma sügavasse või veel sügavamasse õnne. Me saame nüüd oma mõttemaailma kokku korjata ja sellega midagi head teha. Tulla kvantiteedilt kvaliteedile. Planeet Maa on siiani vibreerinud karmaajastut. Karmaajastu negatiivse energia kogemine. Kuid mõned aastad tagasi juba keeranud ennast tarvaringlusele, teinud 180-kraadise täispöörde. Ma tunnen uhkust, võtmes tänulikkust kõndida pöördunud ajastut oma kehas sellel planeedil. Kui ma ütlesin, et enesekasv pole midagi lihtsat, aga inimesed ikka küsivad lihtsust, tahavad, et nende kahlatud karma muutuks ühe pilli läbi. Tahaks, et neile ette kantaks, tahaks, et nad ei peaks vaeva nägema. Ometi olid nad valmis nägema ränka vaeva karma kokku kuhjamisel. Ja nüüd soovides jääda mugavustsooni, et see keegi neile valmistaks kõik asjad ette ja lahendaks nende eest nende karma ära, ütlema neile jätkuvalt, et enesekasvus pole mitte midagi lihtsat. Dharma teekonnal pole mitte midagi lihtsat. See on julgete mängumaa. Ja need, kes Dharma teekonna kõndimise julgust üles ei leia, nendel on täielik õigus minna suikuma sügavamale unele, et pikendada Dharma rajale astumist.
Kuidas ma saan aidata kaasa tarmasuunalisele muutusele? Kuidas ma saan aidata kaasa kvaliteedile? Kuidas ma saan aidata kaasa kvaliteedi tootjale? Meie kõigi sees on olemas intuitsiooniorgan. Meie seesmine kompass, mis pole ainuüksi põhja või lõuna suuna märkimiseks. Vahemarkusena tuletan meelde, karmarajalt tarmarajale tulnud on endine põhjasuund. Pöördunud lõunasse. Too kompass, too intuitsioon märgib kvaliteedi suunda. Kompassi nool osutab nüüd kvaliteedi suunale. Kui pagar jätab taigna ööseks klassikalise muusika taustale kerkima, kui veinimeister laulab viinapuudele, kui puuraidur küsib metsas puuraiumiseks luba metsavaimult, puult endalt, kui kalur järgib püügi ajal loodusseadust, ülimas austuses, loodusele kurja tegemata, teda kuritarvitamata, püüki harrastab. Kui jahimees sügavas palvuses looduse näpunäidete järgi jahti peab, kui kodulooma tootuse eesmärgil kasvataja on tulnud maha nuumamisest ja armastavat hoolitsust isenditele pakub, siis sellelaadse toodangu ostmisel aitan ma kaasa rohkem, kui ma sellest täna aru saan, kvaliteedituru laienemisele. Sinna, kuhu ma suunan oma rahakoti sisu, oma külluse, seda ma laiendan. On naiivne arvata, just arvata, et massid, rahvas
on vastutamatu, missugune riigikord kehtib, milline seisund riigis valitseb, mis tema ümber toimub. Iga element massist on vastutav. Hetkel pukis oleva presidendi eest, riigis toimuva olukorra eest ja teda ümbritseva eest. Inimese mõtteseisund on see, mis on loonud tema välja. Nii tema lähedal kui kaugemale jääma. Kui ma kahlen kvantiteedituru toodangut, siis on minust naiivne oodata, et presidendi toolil oleks president, kes on armastav, hooliv, minu tervise seisundi eest seisab. Mida külvame, seda lõikame, on fakt. Kui ma suunan oma raha toodangusse, mis on hoolimisega loodud, valmistatud, siis panen ma pöörduma riigikorra, mind ümbritseva ja presidendi toolil olnud ahnus lahkub. Asemele tuleb kvaliteetsem toodang. Kui me kahel käel haarame korrupeerunud meditsiini, piirangutesse suruvat religiooni, sõda, käsikähmlust, vaidlust, kaklust, ärategemist kättepaksu, on naiivne oodata, et ümbritsev minust hooliks. Kui ma ise ei suuda endast hoolida ja ei taha välisest hoolida, siis ei hooli ka väline minust. Pöördepunktil muutunud ajastul tuleb otsida tikutulega kvaliteedisuunalist ja kvaliteedisuunalise toetajat, aga nad on olemas. Ja juba mitmes kord ütlen, et igasse alateadvuse korrusele jõuaks usaldumine, et kvaliteediturul on ruumi. Ükskõik, kas tegemist on teenusepakkujaga, toodangu müüjaga, valmistajaga. Kõik, kes pakuvad kvaliteedirikast, on hoitud, on toetatud, on kaitstud ja armastatud, mida kaugemale nad kõnnivad kvaliteedirajal. Nad on tõstetud. Nad tuuakse läbi massipröökest, nad tuuakse läbi rasketest olukordadest
ja nendele kingitakse täielik maineõnnistus. aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.